kuidas iseloomustada aasta vaimulikku? Ma mäletan, et meil on siin ruumis ka inimene aasta vaimulik, neid ikka tuleb iga aastal üks juurde, varem oli lausa paari kaupa, kes on igal aastal omandanud ühe keele. Ma ei tea, kas see traditsioon jätkub valla puhul. Vähemalt ta kinnitas toona seda, kõige rohkem keeli oma vaimulik. Tänavune aasta vaimulik, täpsemalt eelmise aasta vaimulik, keda nüüd aasta alguses on valitud, on teatud mõttes veelgi tublim või usinam. Nimelt on ta nendes keeltes, mida ta on omandanud ka kõrgharidus. Ta on pühendunud koguduse, aga ka siin armastatud praostkonna juht, Katrin Helena Melder. Katrin on täiesti omas kategoorias. Spordis mõõdetakse sentimeetreid, sekundeid, aga sina oled kõik ületanud suure varuga. Ajaleht Eesti Kirik on vaimulike konverentsi pidulikul õhtusöögil, kus äsja saime kuulda uudist, kes on 2025 EELK aasta vaimulik. Soovime õnne õpetaja Katrin Helena Melderile. Aitäh! Ja nägime sinu silmis pisaraid ja emotsioonid olid kuidagi väga liigutavad. Kas sa oskad neid kirjeldada, mis tunnetega sa võtsid selle aunimetuse vastu? No see oli mulle ikka tegelikult üllatus algusest peale ja see, et mind esitasid minu praoskonna vaimulikud ja see, et ma valituks osutusin ja see oli kuidagi väga liigutav, et see on kuidagi nagu ma ütlesin, soe õlale patsutus oma kolleegide poolt ja see liigutas, et see oli ilus hetk tõesti. Kandidaate oli 5 ja sina kuni viimase hetkeni ei teadnud, kes osutub valituks, aga sa said ise ka kellegi poolt oma hääle anda. Nimesid ei pea nimetama, aga mida sa pead hea vaimuliku juurde kuuluvaks? Kes on hea vaimulik sinu meelest? Ma usun, et meil on kõik head vaimulikud, sellepärast, et kõik me teeme ju südamega tööd ja igaüks on tegelikult seda tunnustust väärt. Ma mõtlen ikkagi, et täpselt nagu on aasta isa või aasta ema, et aasta isa, aasta ema on oma perele alati kõige kallim, eks. Ja sama on vaimulik ja kõik me teeme ju põhimõtteliselt töötame vastu tuult ja ületame raskusi ja selline nagu toetus oma kolleegide poolt on nagu väga oluline ja ükskord aastast anname seda toetust kellelegi ja tõesti oli väga liigutav seda võtta tänavu aasta ise vastu. Seda tunnustust andes peeti silmas just möödunud aastat. Kui sa meenutaksid ise ka veel aastat 2025 ja tõstaksid esile sellest mõne tõeliselt ilusa meeldejääva sündmuse? Tõesti oli huvitav lugeda, et kuidas kolleegid mind näevad ja mida siis on hinnatud. Aga tõesti võib-olla praostina ma tõstaksin esile selle meie sõpruspraostkonnaga koostöö, mis on sündinud ja 2025 me allkirjastasime koostöölepingu. Et see praostkonna töö koha pealt oli üks selline väga oluline hetk meile ja see on sõprus, mis meid vastastikku nagu üles ehitab ja aitab ja see on väga, väga tore tunne ja kogemus ja kõigi meie praoskonna vaimulikele ja ilmikutele, kes selle kaasas on ja et see on selline hetk, ma arvan. Sind esitajad tõstsid esile ka, et Järva-Jaani koguduses on märkimisväärselt palju vabatahtlikke kaasatud. Ütle palun, kuidas sa vaimulikuna oled seda suutnud? Kuidas sa kaasad inimesi, kutsud Jumala riigi tööle omas koguduses? Vaat sellega on nii, et kui tahta koguduses midagi teha, siis tuleb kohe mõelda inimestele, kes on valmis appi tulema. Ja niimoodi me teemegi, et
ja just eelmine aasta, kus need arvud on võetud, me võtsime vastu sõpruspraoskonnast 50 inimest, 49 inimest, ja sinna me kaasasime veel siis naiskodukaitsjad ja kodutütred, kes aitasid meil õhtusööki valmistada, et nõnda see käib, et mis ülesanded meil on, kohe mõtleme inimestele, kellel on kas sellised anded või võimalused, lihtsalt kutsume inimesi. Ja see on tõesti aruandes see rida, kus ma panen kirja kõik, kes on panustanud nagu vabatahtliku tööga. See on küll väikene osa, aga ikkagi inimese panus ja hindan seda väga, jah. Ja Järva-Jaani puhul paistab silma ka see, et kogudus on kuidagi osa kogukonnast ja piire väga täpselt aru ei saa, et see paistab eemalt vaadates vähemalt väga armas ja muljetavaldav. Jälle selline vaimuliku üks saavutusi. Ja selle eesmärgi ma panin kohe Järva-Jaani tööle asudes, et väike koht, vähe inimesi selles mõttes, 1000 ja väikses kohas tuleb teha koostööd. Ja seda me oleme algusest peale teinud ja sellepärast oleme nagu loomulik osa ka kogukonnast kirik. Rääkisime nüüd sinu kogudusest. Sa oled Järva-Jaani koguduse õpetaja, Järva praostkonna praost, kirikuvalitsuse liige, assessor ja keegi kindlasti veel, kooliõpetaja just. Kuidas sa jõuad, kust tulevad need jõuvarud? See on aja kasutamise oskus, mida ma olen õppinud tegelikult. Ja kui ma teenisin nagu pikka aega ainult koguduses, siis me saime nagu koguduse suured tööd tehtud ja saime nagu kõik toimima. Ja kui sul koguduses nagu toimib kõik nagu perekonnas näiteks, et siis sa jaksad võtta ka uusi kohustusi. Et tänu oma kogudusele olen ma saanud, kes mind toetavad, olen ma saanud ka teisi töökohustusi endale võtta, jah. No nii kuulates tundub, et see on tõesti võimalik, et tehtagu järgi. Aasta vaimuliku tiitli või aunimetusega käib kaasas ka väike summa, mis on nii ütelda sihtotstarbeline. On mõeldud, et see oleks stardikapital siis palverännakuks. Palun, kas sul on mõtted juba paigas, mis teekond sul ees seisab? Kummalisi teid pidi on minu juurde tulnud vana palverännu teekond Via Francigena ja ma olen sellel teel juba kõndinud Sienasse. See oli imeilus teekond ja nüüd augustis olin ma Canterbury's, kus see Via Francigena alguse saab ja ma soetasin seal juba palveränduri passi ja sain selle kaardi. Nii et see on nagu tõuge siis mul palverännakule asuda. Ma vaatan, kuidas see õnnestub, et tõenäoliselt käin juppide kaupa. Aga see siht mul siis on teekond Rooma.